Siin on Luca Bruno pilt 2005. aastast ja sellel pildil on paavsti esimene inauguratsioon, ta tuleb välja, peab kõnet. Me näeme, 2005 on siin 1, 2, 3, 4, võib-olla 4, 5 telefoni. Kõik inimesed on tulnud siia, et osaks saada sellest eksistentsiaalsest sündmusest. Me kõik olime seal, me kõik teame, et meil on uus paavst. 2013 Michael Shawn teeb uudistesaatele teise pildi samast kohast, sama sündmus ja me näeme, et tunnetusõpetuslik seisund on hoopis teistsugune. Kui kõik on koos nagu mingil müstilisel kogunemisel või ohverdamisaktil, nii nagu antiikses maailmas, Gadamer kirjeldab seda sõnaga theorein, ehk siis koos olema, koos osalema, siis kõik teavad, mis toimus, sellepärast, et nad on selles protsessis osalised. Siin aga on selle eksistentsiaalse protsessi ja meie kogemuse vahel ekraan. Ei ole tähtis mitte see, et ma olen seal, vaid tähtis on see, et ma olen teinud selle pildi. Ja see ekraan on muutunud selliseks vahemembraaniks tegelikkuse minu ja minu eksistentsi vahel. Nüüd tihtipeale internetis on need kaks pilti koos ja me võiksime öelda, et tõepoolest 2005. ja 2013. aasta vahel on toimunud üks suur muudatus. Ja seda muudatust näitavad meile ka mõned statistilised pildid. Täiesti juhuslikult leidsin ma neid loenguid tehes juba 3-4 aastat tagasi leidsin sellise pildi Statista turukapitalisatsioonist siis maailma kõige avalikemate ja väärtuslikemate kompaniide puhul. Ja kui 2006 me näeme, et siin on ikkagi põhiliselt energiakompaniid, ainult üks Microsoft, siis 2016 on ainult ExxonMobil siia jäänud. Kõik ülejäänud on tech industry. Nüüd seesama 2018, kui ma seda loengut uuesti kirjutasin, me näeme, et Alphabet, Facebook, Amazon, kõik need, kes seal ennegi olid, on lihtsalt oma osakaalu suurendanud ja 2019 läheb see veel suuremaks ja kui me vaatame siis 2020. aastat, kui pandeemia on juba puhkenud, siis digitaalne maailm on kapitaliseerunud üsna võimsalt. Apple 1,9 miljardit, Microsoft 1,6 miljardit, Amazon 1,6 miljardit ja Google vaesekene on ainult 1 miljardi peal. Ja tõepoolest natuke üllatavalt on siia nüüd tulnud Saudi Araabia naftafirma vahele, aga ma arvan, et see on ainult episoodiline vääratus. Nüüd, kui rääkida imagosfäärilisest murdest, siis me peaksime ka vaatama seda, millised on need tehnilised vahendid, millega need kujutised siis üleüldiselt meid katavad. Ja ma valisin sealt 2, need on iPhone ja Apple Mac, mis on nagu mõnes mõttes teistest ees, teised kordavad paljuski seda, mida nemad juba ees teevad. Ja huvitav on siin nagu vaadata 18. aastani Apple'i nutitelefonide müüki. Täitsa uskumatu, et 3. kvartalis 2007. aastal ei ole müüdud mitte ühtegi telefoni. See alles tuleb siis. Ja kuskil 14. 13. aastaks jõuab ta ühe teatava platooni. Ma ei ole nüüd seda edasi kontrollinud. Võib-olla, et siin on mingeid muudatusi toimunud, aga ma mõtlen, et see on pigem absoluutväärtustes. Ja Apple Maciga on umbes sama lugu, et 2010-2012 jõuab ta teatavale platoole. Muidugi teised tulevad järele ja see absoluutväärtustes need numbrid suurenevad. Kuid see võiks olla see moment, kus siis iga imagosfääriline muudatus ja see kujutiste hulk meie ümber on juhtunud. Mida peab ka lisama on see, et ka nende aparaatide või instrumentide olemus on muutunud. Ei ole enam üks ekraan ja üks ekraanitagune tarkvaraline maailm, vaid on üks suur pilv ühel pool, ekraan seal vahel ja meie teisel pool. Ja peaaegu kõik need aparaadid, mida Apple omavahel siis kokku seab ja toodab, teevad peaaegu et kõiki neid asju ainult erinevates mõõtmetes või erineva kvaliteediga. Me võime helistada pädiga või teha pilti telefoniga, selles ei ole nagu mingit probleemi. 2018 ma leidsin sellise toreda artikli Guardianist, kus on öeldud, et üks
teismeline oli koduaresti pandud ja talt oli telefon ära võetud ja siis ta oli kasutanud oma tarka IoT külmkappi ehk siis Internet of Things ja selle külmkapi kaudu tweetinud sõpradele ja siis tekkis koguni selline liikumine, et andke talle telefon tagasi, et see on inimõigus, et ta saaks tweetida. Nüüd, kui külmkapi kompanii hakkas seda vaatama ja ka teenusepakujad uurisid seda, siis tegemist oli fake'iga. See lõpus Guardian tunnistas, et jah, nii see ei saanud olla, aga lugu iseenesest tore ja näitab meile, kuhu suunas see maailm tegelikult liigub. Nii et ma ei imestaks mitte üks raas, et mõne aja pärast on võimalik külmkapiga saata teateid. Niisiis võiksime selle lühikese sissejuhatuse juurde imagosfäärist võtta kokku, et on tekkinud täiesti uus reaalsus, digitaalreaalsus. Olenemata sellest, milliseid reaalsused me kujutaksime endale ette, on see kahtlemata oma selge iseseisvuse substantsionaalsusega, tal on oma struktuur, aga tal on ka oma sisu ja laiem tähendusväli. Ja need hierarhiliselt ehitatud algoritmide süsteemid, mis digitaalreaalsust käigus hoiavad, need kahtlemata ei ole enam üksüheselt seotud oma tähendustega, vaid loovad ühe uue suure sfääri, mis ei ole enam determineeritud ainult eelkirjeldatud algoritmidega, vaid sellest kujuneb täiesti iseseisev ja mitte väga hästi juhitav maailm. Ja selle uue reaalsuse, digitaalreaalsuse ainukeseks vahelüliks teiste reaalsustega, kas siis isiksusega, nagu me igaüks oleme, on tõepoolest ainult kujutis ekraanil. Isegi siis, kui see kujutis on ainult tekst, tuleb ta meieni ekraani vahendusel. Nüüd, võib-olla on ka lühidalt siia vaja lisada, milline võiks olla see meetodiline ülesehitus, mille põhjal need loengud on koostatud. Ja selliseks meetod iseenesest on väga ruumiline nähtus Heideggeri poolt kirjeldatuna. I-methodos tähendab siis mööda teerada. Meetod ei ole mitte juhuslik algoritm, mille järgi me tegutseme, vaid me peame taipama, millist teerada mööda me läheme ja kui me teeme seda õieti, siis me oleme õigel teel. Siia kuuluvad ka sellised sõnad nagu eodos ja feodos. Feodos siis teelt eksima kreeka päraselt ja feodos siis olema eksituses. Ja ladina keelde on see tulnud edasi veel sõnast sfallo, siis kukkuma, kust on tulnud fallere ja falsum ja suure tõenäosusega ka eestikeelne valskus ja vale. Et kui me eksime meetodiga, siis me kukume sellelt teelt alla, me satume eksitusse. Nii et meetod mõnes mõttes on suhteliselt oluline. Nende loengute jaoks olen ma siis ikkagi kasutanud üleüldiselt siis fenomenoloogilist lähenemist ja fenomenoloogia mitte siis palun segamini ajada fenomenalismiga, mis tegeleb lihtsalt fenomenidega, on reflekteeriv uurimus teadvuse olemusest vaadelduna mina kogemuse seisukohalt. Ja eriti olen ma siis kasutanud ühte raamatut sisemise ajateadvuse fenomenoloogiast. Miks on fenomenoloogia mind paelunud, on see, et see protsess, millega Edmund Husserl kirjeldab fenomenoloogilisi reduktsioone ja sisenemist fenomenoloogilisse maailma, ehk siis uurimusse meie teadvusest, on väga sarnane arhitektuursele praktikale ja äratundmist väärib. Seetõttu on see jäänud nii-öelda kasutuskõlblikuks filosoofiliseks süsteemiks. Ma järjekordselt väga suurte üldistustega ja lihtsustustega püüan paari sõnaga edasi anda need olemuslikud detailid, mida me saame arhitektuuris kasutada. Siis eelkõige Husserli fenomenoloogia on uurimus teadvusest, tagasi asjade enda juurde. Vulgaarmaterialistliku käsitluse järgi näeme me maailma väga selgelt, see, mida me näeme, osutub maailmaks ja me saame seda maailma uurida. Tänasel päeval me kahtlemata teame, et meie nägemine nagu ka meie kogemus on üles ehitatud siiski väga paljudele eelteadmistele ja ka arhetüüpilistele, isegi võib-olla sellistele ideaalsetele kujunditele või kehadele, mille järgi meie teadvus neid asju meile
ka üles ehitab ja mille järgi me maailma näeme. Ja siis Husserl ütleb, et me mitte ei loobu maailmas olemisest. Me ei ütle, et kehalist materiaalset maailma ei ole olemas, aga me paneme ta sulgudesse või epohee. Me redutseerime teda, me ei ütle, et teda ei ole, aga me ei kasuta teda oma uurimuses. Ja uurime eelkõige teadvuses olevaid nähtusi, mis meieni maailmast on jõudnud. Seda nimetatakse ka fenomenoloogiliseks reduktsiooniks, mis on siin 5. punktina kirjutatud. Siis teine selline mõiste oleks kohalolek või presence. Ma olen arhitektuuri jaoks nimetanud seda ka teadvusfookuseks. See on uurimus sisemisest ajavoolust ja ka kogemus sisemisest ajavoolust. Nii nagu see loeng siin ja praegu toimib meie teadvus siin ja praegu, selles eksistentsiaalses olevikus, mis meile on antud. Tõsi, meil on teatud mälestus, mis juhtus enne seda, kui me siia loengule sisenesime. Meil on teatav eelaimdus, mis juhtub pärast seda, kui see loeng on läbi. Me seda päris täpselt ei tea, kuid meie teadvuses on sellised 2 sellist suunatust. Ja see teadvusfookus kirjeldab siis hetke olukorda või seda, kus meie teadvus siin ja praegu on. Teadvus saab suures osas toimida ainult just nimelt sellises olevikulises ajavoos. Ja lihtsustatult võiks seda kirjeldada ka projekti tegemise puhul, et kui meil on ees joonised, me püüame nendele anda nii ruumilist kui kontseptuaalset vormi, nagu loengu alguses käsitlesime, siis vahepeal on vaja kass õue lasta, kohvi tuua, uuesti kass sisse lasta. Sellel hetkel me projekteerimisega ei tegele. Aga kui me laua taha tagasi istume ja meie teadvusfookus on uuesti suunatud ruumile või kontseptuaalsusele, siis me mäletame seda, mida me ennem tegime. See on selle mälestuse osa ja ühtlasi muutub ka uueks projekteerimise või kavandamise osaks. Nii settib kihilt ruumiline või kontseptuaalne ettekujutis meie jaoks üsna täpseks ja lõpuks võib-olla piirneb ka väga täpselt projektiga. Teadvus on alati millestki, ütleb Edmund Husserl. Ja see on niinimetatud intentsionaalsus, siis objektsus. Et väga raske on mõelda asjadest, millel ei ole oma vormi. Tõsi, Husserl oli matemaatika, alustas filosoofiat matemaatikuna ja tema esimeseks huviks oligi, mis asi on number ja mis asi on arv, kuidas nad on omavahel seotud. Ja on kahtlemata olemas selliseid abstraktseid kontseptuaalseid nähtusi, millele objektsust on väga raske omistada, kuid suures plaanis meie teadvus siiski ehitub üles objektidest ja kui neid objekte ei ole, siis meie fantaasia loob need, et me saaksime maailmast paremini aru. Ja oleviku suunatus uurimus protentsioonidest ja retentsioonidest. Sellele ma juba natukese viitasin, et see on otse kui selle nüüd momendi või teadvusfookuse eelaimdus ja järel kaja. Me kujutame ette, mis hakkab juhtuma ja veel ei ole minevikku vajunud see, mis hetk tagasi oli. Ja pärast seda, kui ta on minevikku vajunud, siis muutub ta mälestuseks. Aga neid mälestusi on uuesti võimalik hetkes siia tuua ja sellisel juhul langeb see mälestus nagu praeguse hetkega ja möödunud hetkega kokku ja me saame neid vaadata koos, mis arhitektuurse analoogia puhul siis annaks meile käsitluse sellest, kuidas see konkreetne ruumiline maailm kiht-kihilt siis settib. Ning lõpuks siis reduktsioonid, fenomenoloogiline, me ei eita, et maailm on seal, kuid me tegeleme siiski vaimsete objektidega ja eideetiline, tal on ka veel transcendentaalne, kuid seda ma ei ole kasutanud. Eideetiline siis, kui me justkui jällegi äärmiselt lihtsustades, kui me paneme mingi objekti erinevatesse keskkondadesse või erinevatesse taustsüsteemidesse, siis meie teadvus kogub selle objekti kohta uusi teadmisi ja me saame aru selle objekti olemusest või eidosest, kui nii võib öelda. Nüüd fenomenoloogiat on Essexi koolkond, millest ma kohe räägin, väga produktiivselt kasutanud, kuid nii arhitektuuri, kunsti kui ka teiste kavandamiskesksete distsipliinide puhul on puhast fenomenoloogiat siiski väga raske rakendada ja seetõttu paratamatult siseneb siia ka teatav selline naturalistlik strukturalism, struktuure ja mustreid ehitab ja hermeneutika, kuidas me maailma püüame selgitada. Ja võrdleva uurimise kool, kust
ma olen õppinud ja millega ma püüan teatud määral samastuda. Selle esimesteks nimetajateks on Dalibor Wesley ja Joseph Rickwert. Dalibor Wesley ei kirjutanud peaaegu midagi, enne oma surma avaldas sellise paksu raamatu Architecture in the Age of Divided Representation ja kahtlemata on olnud kaasaegse arhitektuuriteooria üheks silmapaistvaks suunajaks. Dalibor Wesley võib-olla traagika seisnes selles, et kui ta uuris arhitektuuri olemust läbi arhitektuursete kavandite ja kujutiste, siis just sellel hetkel, kui ta nagu jõudis just huvitavate tulemusteni, tuli arvutisimulatsioon peale ja vajutas kogu selle uurimise nagu ebaoluliseks ja niši tooteks. Dalibor Wesley läks Ameerikasse, sealt edasi Kanadasse McGilli ülikooli, kus tema koolkond praeguseni töötab. Selle koolkonna teine väljapaistev liige on siis Alberto Perez Gomez, kes koos oma partneri Luis Pelletieriga on kirjutanud siis raamatu Arhitektuurne representatsioon ja perspektiivi hing. Väga põhjalik raamat, võimatu lugeda ühe korraga, kuid kirjeldab siis üsna täpselt ja erinevates aspektides, kuidas projektsioon ja arhitektuurne kujutamine on ajalooliselt arenenud. Ja siis vanameister Joseph Rickwert, eelkõige arhitektuuri ajaloolane, kes viib modernismi piiri siis ikkagi 17. sajandi lõpu, 18. sajandi algusesse. First Moderns peaks meie Kunstiakadeemia raamatukogus olema äärmiselt erudeeritud arhitektuuri ajaloolane. Ja siis eelmine kord vist ma mainisin, on siiski raamatute all 2 raamatut, mida ma soovitaksin, või kui keegi tahab nagu sügavuti minna mõnede teemadega, siis üks on artiklite kogumik Architecture, Imago-Spheric Horizon and Digital Universe, kust paljud selle loengu materjalid on ka võetud ja edasi arendatud. Ja teine, mida ma eriti tahaksin tutvustada, on siis meie eelmise aasta konverentsi Ruum ja digitaalreaalsus, ideed, representatsioonid ja fabrikatsioonid. Kunstiakadeemias toimunud konverents ja siin on üks autor, keda kindlasti peaks lugema, see on Antoine Picon. Vaieldamatult üks tähtsamaid arhitektuuriteoreetikuid Harvardist hetkel praegu ja see Atoms and Bits, aatomid ja bitid, võtame hübridiseerimist tõsiselt, on väga ajakohane lugemine. See on ka Kunstiakadeemia kodulehel olemas, kui keegi sealt leiab. Nii et siis nende loengute aluseks on ühelt poolt siis katse nagu suunduda fenomenoloogilisse maailma, aga teiselt poolt arhitektuur, linnaehitus, disainid, tarbekunstid ja teised kavanduskesksed distsipliinid toovad kaasa oma tähendusväljad. Ja fenomenoloogia ei suuda neid terviklikult absorbeerida, seetõttu vana ikonoloogia, hermeneutika ja strukturalism siin ka mängivad kaasa. Ja võib-olla, kui me siin räägime kujutistest, siis oleks äkki paslik pöörduda ka vanameister Ervin Panovski poole. Tartu Ülikool on sellise vea teinud, et Ervin Panovskit tööle ei võtnud sõdade vaheajal ja sellest kahtlemata on väga kahju. Ervin Panovski on üks silmapaistvaid kunstiteoreetikuid ja ka vaadanud perspektiivi kui sümboolset vormi, aga Imago-sfääri puhul võib-olla tasub üle korrata tema selline ABC, mida kunsti- ja arhitektuuri ajaloolased õpivad kohe esimesel kursusel, aga võib-olla siiski siin korraks ma nimetan selle üle. Et Panovski ütleb siis, et kunsti ajalooliseks mõistmiseks peame me kujutist vaatama 3 erineval tasandil. Esimene on siis loomulik ehk kunstitöö aines. Et enne kui me suudame teadvustada, et tegemist on viimase õhtusöögiga, peame me siiski nägema, et laua ümber istub 13 meest. Seega esmane mõistmise tasand on kõige lihtsam arusaam, mis sellel kunstiobjektil või sellel kujutisel toimub. Ehk me peaksime seda nägema. Kui me ei näe või ei saa aru, mis sellel kujutisel on, siis on väga raske minna ka järgmiste tasanditeni. Teine ehk tavapärane kunstitöö aines on ikonograafia. Ja piiblit lugenud või läänemaise haridusega inimene kahtlustab, et kui laua ümber on 13 meest, nad istuvad väga selgelt teatavas positsioonis, siis võib olla tegemist ka viimase õhtu söömaajaga, pärast mida Kristus siis lunastab inimkonna
patud ristil. Ja kolmas ehk seesmine kunstitööaines on siis nüüd ikkagi vaadata, miks see nagu laiemas hermeneutilises taustsüsteemis, miks kunstnik siis valis sellise motiivi, mida seal motiivil on kujutatud, kuidas seda on kujutatud ja lõpuks siis ka küsimus, mida see kõik tähendab. Niisiis me võiksime seda nägemise ja kultuuri ja eruditsiooni maailma vaadata siis sellise lihtsustatud kujul kui imagosfääri tekkimisvõimalust ja siis juba laiem hermeneutiline käsitlus kujutisest ja võimalikest maailmadest ja võimalikest tähendussüsteemidest, mis seal tekivad, oleks siis järgmine tase. Tänases maailmas rääkida ainult meestest ei ole paslik ja see pilt tekitab segadust, kui seda tähelepanelikult vaadata, siis ülemine ja alumine pool väga hästi kokku ei lähe. Ka siin on laua ümber 13 inimest, aga kui me vaatame, mis leheküljelt on see pilt võetud, siis me loeme, et Last Supper in Advertising ja saame teada, et tõepoolest tegemist on viimase õhtusöögi aja kas interpretatsiooni, paroodia või sellel põhineva kunstiteosega. Ja üliõpilastel üldiselt ei ole takistust selle pildi äraarvamise osas ka siis, kui nad seda alumist teksti ei näe. Aga algupärane siis tõepoolest Leonardo da Vinci 1490 Santa Maria della Grazias refektooriumis söögisaalis tehtud pilt ja selleks, et teada saada, peame me kokku lugema, palju neid mehi seal laua ümber on. Ja võib-olla ka lühidalt veel paradigmast, mille on välja toonud Thomas Kuhn, sest seda suurt mõistet me oleme kasutanud ja väga lihtsustatuna ja markeerides lihtsalt läheme siit üle, et paradigma on eelkõige siis selline käsitlus, et ajaloolised suured mõttesüsteemid üldiselt ei transformeeru. Et nad lähevad üle uuteks mõttesüsteemideks, kuid uue ja vana vahel tihtipeale ei ole seda orgaanilist seost, mida tihtipeale erinevad distsipliinid püüavad oma õpikutes näidata. Ja hilisemas väljaandes siis Kuhn kirjeldab seda ka kui principle of incommensurability, mida me võiksime tõlkida, et siis mitte võrreldavuse printsiip. Ja toob näiteks, et kui Aristoteles räägib füüsikast, siis ei ole mitte mingit põhjust võrrelda seda 19. või 18. sajandi füüsika mõistetega, et need mõisted on nii palju erinevad. Ja kui üks paradigma on välja pakutud, sellele paradigmale tulevad toetajad, siis reeglina vana paradigma ei muutu, vaid selles osalejad lihtsalt hääbuvad või surevad välja. Ja kui paradigma on kehtestunud, siis tekib distsipliini ja normaalteaduse arengus, tekib siis selle paradigma täitmine uute nähtustega. Ja see on teaduse nagu normaalne positsioon. Ja lisab siia juurde ka, et haridussüsteem on see, mis paradigmasid koos hoiab ja Michel Foucault lisab siia juurde, et me peame väga ettevaatlikud olema, et need haridussüsteemid tihtipeale piiritlevad ja väga jäigalt, nii nagu arhitektuuri puhulgi, hoiavad seda distsipliini enda käes. Ei taha teisi siia väga lihtsalt sisse lasta. Kuid siis üheks selliseks suureks paradigmaks võiksime me oletada, on see 600-aastane paradigma, mis on arhitektuuris ja teistes kavandamiskesksetes distsipliinides praegu spekulatsioonina välja pakutud lagunemas. Nüüd, kui rääkida imagosfäärist, siis me peaksime ka vaatama, millised on sellised ajaloolised ja tähenduslikud võimalused, läbi mille kujutis ja kujutise projitseerimine või projektsioon tekivad. Lühidalt oli sellest juba räägitud, et vaatamata nendele erinevatele aparaatidele on see kujutis suhteliselt selgelt digitaalreaalsuse interface ja läbi selle kujutise suudame me teatud mõttes ka digitaalsesse reaalsusse sukelduda. Ja nüüd ma võtsin, minnes nagu eestpoolt tahapoole selle sama tabeli, millest Economist rääkis
ja märkisin siia peale sellise traditsioonilise modernistliku arhitektuuri piiri, mis võiks siis 1900. aasta algusest tekkida. No 1875 veel me ei saa moodsast arhitektuurist väga palju siiski rääkida sellise üldise perioodisatsiooni alusel, aga kusagil 1900 kuni 2000 me võiksime rääkida arhitektuursest modernismist. Ja me vaatame siin kõike seda maailma muidugi arhitektuuri seisukohal. Kui me võtame nüüd tehnoloogilise modernismi või siis kaasaegse modernismi, mis ilmselt nüüd kolmandas tehnoloogilises revolutsioonis või kolmandas laines hakkab asenduma või muutuma millekski muuks, siis me peame paratamatult selle modernismi piiri nihutama siis 1860. 70. aastateni, kus siis tuleb elekter, autod, raadio ja projektsioonitehnoloogiates siis ma valisin siia virtuaalreaalsuse prillid, mis saabuvad 2016. Mõlemad, nii Vive kui Rift tulevad ühel ajal ja üldiselt kõnelevad meile sellest, et see kujutiskeskne või imagosfääriline maailm on ka juba oma piirideni jõudnud. Sest virtuaalreaalsus hävitab tegelikult selle pildi kui raamitud maailma. Kui igasugust kujutist vaadates me näeme selle piiri tegelikkuse ja pildi või kujutise vahel, siis virtuaalreaalsuses me ei tee enam seda vahet, sellepärast et see on muutunud eksistentsiaalseks kujutiseks meie jaoks tänu sellele, et ta on antud meile eksistentsiaalse ruumilisusega, mida võimaldab siis see, et meie silmad on nihutatud 60 kuni 75 millimeetri kaugusele üksteisest ja see väikene nihe annab meile suurepärase konstruktsiooni ruumilisest maailmast, mida nimetatakse perspektiiva naturalis, vastandatuna siis kahe tasapinnalisel olekul perspektiiva artifitsiaalisele. Nüüd prillide tekkimise aluseks oli kahtlemata iPhone ja iPhone'i Retina display. Retina display oli esimest korda nii suure lahutusvõimega, et mõlema silma jaoks oli võimalik projitseerida piisavalt terav lahutusvõime. Need, kes on prille proovinud, teavad, et ikkagi see maailm on veel üsna nurgeline, kuid see on juba piisav selleks, et edasi anda ruumilist kujutist. Nii nagu AI puhul on ka prillide puhul olnud siin tegemist, seda nimetatakse siis talveks või AI talveks. 80. aastatel mõlemad olid juba nagu valmis selleks, et saada rakendusi, kuid prillide puhul siis tõepoolest võttis nii palju aega, et lahutusarvutite võimsus andis piisavalt kiire ja täpse lahutusvõime nendele projektsioonidele, nii et teadvus ei loe enam seda läägi või nihutatust ajalises mõistes, kui me pöörame pead ja kas see pilt pöördub meiega koos, mis on üheks põhiliseks probleemiks virtuaalreaalsuse prillide puhul, mis tekitab teadvuses sellise ja ka gravitatsiooni tajumises teatavaid raskusi. Siis retina ekraan saabub umbes sellisel ajal ja on kujutis lõppfaasi või prillide virtuaalreaalsuse prillide jaoks esmatähtis. Siis enne seda OLED ekraan, mis juba annab meile igasuguse suurusega ekraane, monokromaatiline LED, mis on LED ekraanide aluseks 1977, 1926 siis telenägemine või televisioon, kineskoobil põhinev kujutiste edasiandmine ja 1895 siis esimene liikuv kujutis, vennad Lumiere'id, liikumine läbi projektsiooni. Ja see ei võtagi väga kaua aega, ainult 60 aastat, kui 1826 või 27 siis vanim säilinud kaamerafoto, Nicephore Nips, Pariisis teeb selle pildi ja see on võib-olla esimeseks näiteks, et maailm ongi enam-vähem selline, nii nagu me teda nägemise läbi endale ette kujutame. Ja siin me peame nihutama modernismi piiri siis juba 1826. aastani. Daguerreotüübid, mis iseenesest ei ole midagi muud kui üks must kast, millel on valgustundlik materjal põhjas ja üks objektiiv, mida saab fokusseerida.
Kuid projektsiooni puhul ma pikendaksin seda veelgi ja ütleksin, et selle esimese tööstus- või tehnoloogia revolutsiooni üheks aluse panijaks, mida peaaegu et ei teadvustata, ainult mõnes üksikus raamatus kirjutatakse sellest, on ikkagi võib-olla entsüklopeedia, siis Diderot ja D'Alembert'i entsüklopeedia alustati Inglismaal, see ei õnnestunud ja Prantsusmaal tehti siis sellise valgustusaja lõpuks võimas entsüklopeedia, mille üheks selliseks võib-olla isegi foobialaadseks kujutamisviisiks oli ortogonaalne projektsioon. Ja mis tahes nähtusi, aga eelkõige esemeid ja masinaid kujutati siis lahti võetuna ortogonaalses projektsioonis, mis andis võimaluse, et trükitud raamatud liiguvad üle kogu Euroopa ja üle kogu maailma ja sealt on võimalik siis kasutusele võtta või uuesti nende põhjal leiutada need masinad ja instrumendid, mida esimene tehnoloogia revolutsioon kasutab. Ja kui me lubame siia ortogonaalse projektsiooni paberil, siis me peaksime seda võib-olla veel nihutama. 1502 kirjeldab Leonardo da Vinci siis kaamera obscura põhimõtet, mis on siis ilma objektiivita läbi väikese augu kui ookuluse saabuv kujutis, mis projitseerub mingile pinnale. Heaks näiteks on siin Greenwichi observatooriumis Londonis, Greenwichi meridiaani kohal, siis kaamera obscura, mis liigub ja näitab täiesti mehaaniliselt siis seda pilti, mis objektiivi taga paistab. Kogu see pilt on liikuv, väga hea lahutusvõimega ja väga omapärane vaatepilt. Nii et kaamera obscura 1502. Ja siia olen ma veel nihutanud ka siis tehnilise modernisatsiooni kui Johannes Gutenbergi 1450, siis trükikunsti leiutamine või trükikunsti massiline taaskasutusele võtmine. Hiinlased juba kasutasid puutrükki ennemgi. Ja Gutenbergi puhul on meil ka põhjust rääkida ikkagi projektsioonist kui alusest siis trükkimisele, kui koopiate valmistamisele. Nimelt on teada selline huvitav lugu, et Gutenberg ei alustanud sugugi mitte, ta oli kullassepp, mis tähendab seda, et ta suutis graveerida neid tähti teha, pani need siis ilusasti õige kaugusega üksteisest ja suutis niimoodi teha trükilao. Aga enne seda, kui ta Viinamarja pressist selle trükipressi leiutas ja mõtles välja, kuidas neid tähti sinna teha, tegeles ta hoopis omapärase tegevusega. Ta müüs peegelkarpe. Nimelt on sel ajal keskaja lõpus juba varajasel uusajal, kuskil 14. sajandist on pühakute säilmete kultus Euroopas. Mis tähendab seda, et kirikud pidasid suuri laatasid ja pühasid ja siis ühtlasi nende käigus, kirikupühade ja laatade käigus näidati kiriku omanduses olevaid reliikviaid. Kas siis nimipühaku säilmeid või tema krüptis, tema kirstu või veel erinevaid reliikviaid, mis iganes seal olid, kaasa arvatud käed, jalad, mis olid teistelt pühakutelt ära lõigatud. Ja nüüd Gutenberg müüs siis selliseid palveränduritele peegelkaste. Nende peegelkastid pisikesed doosid, kui me kaane üles tõstame, siis seal oli peegel. Ja Gutenbergi kujutluses oli nüüd niimoodi, et kui see peegliga kast üles tõsta, siis pühaku säilmed on näha ja kui see gaas kinni panna, siis see pilt jääb sinna sellesse doosi ja selle võib palverändur endaga kaasa viia. Nii et me näeme, et siin on teatav obsessioon asjade kopeerimisest ja projitseerimisest juba enne, kui ta jõuab tõepoolest siis sellise avalduseni, et on võimalik tiražeerida seda, millest Alberti juba räägib suurtes kogustes. Aga siis olemegi tagasi 1428. aastal, kus esimese projektsioonina siis Brunelleschi kirjeldab seda, milline võiks olla Santo Spiritu siseruum, kasutades ühe fookuselist perspektiivi. No see modernismi nihutamine niimoodi on
on väga, väga tendentslik, sellepärast, et kui me ütleme, et kõik see 600 aastat, see on üks suur periood, siis meil ei õnnestu siia mitte mingisuguseid vahesid teha. Kuid ma arvan, et on oluline nagu käsitleda seda protsessi ühtse tervikuna ja vaadata ühte sellist joont läbi, mille projektsioon on siiamaani arenenud. Seda enam, et me tahaksime jõuda kaasaegse projektsiooni ja kujutise tänapäevaste iseärasuste juurde. Siin on skeemina kujutatud siis Brunelleschi eksperiment San Giovanni baptisteeriumiga. Ta tegi siis sellise väikese tahvelmaali, mida oli võimalik käes hoida, vaatas San Giovanni baptisteeriumit. Ma arvan, et ta vaatas seda sellepärast, et see on puhtas geomeetrias oktagoonne püramiidiga ehitus, võrreldes ülejäänud keskaegse linnaga väga geomeetriliselt täpselt määratletud. Ja hiljem vaatas siis seda tegi sellesse maali või kujutisse tegi augu ja vaatas nagu läbi selle kujutise peeglist seda objekti, mille ta siis oli maalinud. Ja peeglit alla või üles tõstes võis ta siis võrrelda seda tegelikkusega, kas ta oli selle tegelikkuse saavutanud. Nüüd mis teeb Brunelleschi plaani, vaate ja 3D kujutise iseäralikuks, on see, et ta näitab, kuidas nad toimivad ühes ja samas geomeetrilises süsteemis. Põhimõtteliselt siis ka võttes 3 erinevat tasapinda ja projitseerides nendele kas tegeliku või ettekujutatava ruumilise objekti. Ja siit on ainult üks samm abstraktse algebralise ruumini, kus kõiki neid punkte 3 teljel, nad on üheselt selliselt määratletud, on võimalik algebraliselt arvutada. Ja algebraline arvutus saabub ka just renessansi perioodil, sellepärast, et siis saavad massiliseks araabia hindu numbrisüsteem, mis võimaldab esmakordselt nagu väga lihtsalt algebralist maailma arendada. Nii Egiptuse, Kreeka kui Rooma positsionaalsed arvusüsteemid ei võimaldanud seda väga hästi teha. Kreeklased muidugi oleksid võinud ja ilmselt ka tegid, vähemalt väidab nii Pavel Florenski, eelmise sajandi vahetuse üks geniaalne matemaatik, kes on uurinud tagasipööratud perspektiivi Venemaal. Tema elu jäi väga lühikeseks, aga tema raamatutes on selgelt näidatud, kuidas astronoomid ja geograafid siiski suutsid väga, väga kõrgel tasemel antiikses maailmas opereerida abstraktsete algoritmidega, kui me täna nii võime öelda, või vähemalt valemitega. Sest kreeklased kasutasid ka tähti numbrite asemel, mis siis võimaldas tõesti algebralisi valemeid välja arvutada. Aga nüüd esimest korda pärast seda, kui Brunelleschi näitab, siis kuidas see ruum omavahel on 3 koordinaadiga seotud, tekib võimalus siis integraal- ja diferentsiaalarvutuseks Leibnizi ja Newtoni puhul, kes olid juba suutelised seda maailma väga täpselt välja arvutama. Nüüd projekti lõigete, mis siin on 3 lõiget sellest kujutletavast või tegelikust esemest, nende iseäralikuks omaduseks on amfiibne seisund. Nimelt me ei tea, kas sellel jooniste komplektil on kujutatud olemasolevat eset või väljamõeldud eset, mis siis ühelt poolt vahetavad ära tegelikkuse ja võimalikkuse. Ja projekt sellisena on alati amfiibses seisundis, ta võib olla nii reaalsus kui reaalsuse võimalikkus. Ja selline amfiibne seisund tekib tõepoolest siis alles renessansi puhul ja me saaksime rääkida uuest ruumi käsitlusest ja ka uuest projektsioonide kasutamisest arhitektuuris. Ja siin me näemegi siis Alberti võtab need samad nimetused, mida me Vitruviuse puhul juba nägime, ikonograafia ja ortograafia ja ütleb, et arhitekt peab kujutama sügavust, kui ta joonestab hoone jalajälje, ikonograafia tähendades, et see on paralleeltasandil horisondiga, eks-fundamenti deskriptsiooni. Ja lisab sinna juurde, et arhitektuurne joonis tuleb teha ilma joonte muutmiseta ja säilitades õiged nurgad, nagu ka täpselt kontrollitavate mõõtude abil. Ja siis kirjeldab enda piinlikkustunnet, kui ta on
peas valmis mõelnud ühe ideaalse objekti, mis on väga ilus, kui ta selle üles paneb, aga hakkab see paberile üles tähendab, hakkab seda mõõtma, siis ta näeb, kui palju ta on selle puhul eksinud, sellise enesekriitilise kommentaari ta annab. Kuid plaan ja lõige, mis on tänapäevase ikka veel siiski kehtiva maailmavaate puhul täiesti loomulikeks arhitektuurseteks joonisteks, on oma olemuselt siis fenomenoloogiliselt, kui me nii võiksime öelda, täiesti arusaamatud. Me kunagi ei näe hoone fassaadi paralleelprojektsioonis või me kunagi ei näe hoone põhiplaani või vundamenti ortogonaalses projektsioonis hästi kõrgelt. Nii et need kaks joonist, plaan ja vaade, mis on siis kartesiaanliku maailma projektsioonideks, tegelikult on kõige ebaloomulikumad inimese jaoks ebaloomulikumad vaated. Kolmas nendest lõige siis Perez Gomez ütleb, et see lõige lisatakse protsessi kõige viimasena ja ta ütleb, et lõige ei ole eelkõige konstruktsioonijoonis ajalooliselt. Siin on üks esimesi Scamozzi joonistusi, vaid tegemist on sellise ajalis-geomeetrilise struktuuriga aja ja varjude mõõtmisest. Ja et kuidas varjud ja nähtavad varjud ja valgus majas liigub, see on lõike üheks esmaseks tunnusjooneks. Tõsi, ka vaated ja plaanid on ju lõike ühed versioonid, aga arhitektuurse joonisena tuleb siis lõige kõige viimasena ja muutub selle jooniste komplekti või erinevate lõigete ideaalse objekti osaks. Sellised on siis lähemalt vaadates Scamozzi joonised lõikest. Aga siin me peame tagasi tulema Leonardo da Vinci juurde ja ütlema, et lõige ei ole mitte lihtsalt selline üks tasapind, mida intellektuaalselt on kasutatud, vaid Leonardo da Vinci siin selle camera obscura põhimõtte kirjeldamise juurel juba vaatab kahte sellist ruumilist lõiget, aga ta läheb veel kaugemale ja võtab viib selle lõike täiesti uuele eksperimendi tasemele ja tegeleb tegelikkuse lõikamisega selleks, et aru saada, mis maailmas toimub. Ja kui Alberti oma raamatus De Pictura kirjeldab kompositsiooni, jõuab siis inimese kujutamise juurde, siis ta läheb sealt üle vaikselt ja räägib loomadest ja räägib loomade musklitest ja kontidest. Et see, kuidas nahk loomadel nagu ka inimesel on, sõltub sellest, millised on nende kondid ja musklid ja me peame teadma, millised need on selleks, et seda suurepäraselt maalida. Aga me teame, et Alberti on paavsti nootor ja ta ei saa kuidagi viidata sellele, et inimest võiks avada või lõigata, aga Leonardo da Vinci juba igasuguse valehäbita kasutades siis joonistuslikku eksperimenti ja ka suure tõenäosusega tegeliku eksperimenti võtab maailma lahti, teeb selle lõikejoonise, et teada saada, kuidas maailm on üles ehitatud. Ja muidugi Leonardo da Vinci puhul tema ettekujutamisvõime on ilmselt fantastiline, et ta teadvuses projekteerib need masinad ja ehitused valmis ja siis lihtsalt võtab kätte ja joonistab need üles, mis ei ole võimatu. Ja nüüd me oleme jõudnud projektsiooni tunnetusõpetusliku olemise juurde ja ma kardan, et see jääb järgmiseks korraks, kuigi ma teeksin siia lõpetuseks ühe lühikese sissejuhatuse ja ütleksin, et ajalooliselt kõige esimene projektsioonpind kahtlemata on peegelpilt siledal veel ja siin Caravaggio on kujutanud nartsissust ja viimasel ajal nüüd juba vähem, aga siiamaani on võrreldud ka president Donald Trumpi nartsissusega ja ma ütleks niimoodi, et see on suur ülekohus nartsissusele, sest legendi järgi nartsissus ei olnud armunud iseendasse ega omaenda vaatepilti, nii nagu see tänasesse päeva on jõudnud, vaid nartsissusel oli kaksikõde, kes oli täpselt samasugune ja suri. Ja nartsissus kurvastusest siis vaatas oma enese peegelpilti, et meenutada endale oma õde, nii et see projektsioonpind kujutise mõistmiseks ja arusaamiseks omab ka sellist üsna nukrat
sissejuhatust. Siin aga mõned Kreeka ja Egiptuse peeglid, mis on ka projektsioonpinnad, mille pealt on võimalik kujutisi näha, eelkõige enesekujutisi. Ja Plinius vanema raamat siis kujutiste tekkimisest jääb järgmiseks korraks. Tänan kõiki kuulamast ja kohtumiseni nädala pärast.